olen Susanna. Minu lemmikite hobide hulka ei kuulu koolis käimine. Mul on tänitav ema. Kui sa pritsid täna oma koolisärgi peale, kas kui ühe tilga kakao hakkab pudipõlle kandma, see on meile häbiplekk. Sa ajad mu juuksed halliks. Sinu pärast tuleb mulle iga jumala päev uus korts. Mina tark suurvend Samuel. Isa on rahulik ja muhe mees. Tal on üks suur saladus. Ma kardan oma naist. Kui Katariina tahtis minuga abielluda, siis ma ei julgenud vastu punnida. Ma oskan väga hästi vilistada, keerulisi lennukimudeleid kokku panna ja naabrite aias niimoodi ploomi sisse vehkida, et herilased kallale ei tule. Mina olen proua Vares. Tänasest päevast peale on geograafia kõige tähtsam õppeaine. Kui keegi julgeb väita, et emakeel või matemaatika lubage naerda, siis ta eksib. Geograafia tunnist tohib ainult puududa siis, kui oleks traktori alla jäänud. Homseks õpite kõigi Euroopa riikide pealinnad selgeks. Itaalia pealinn on Rooma, Prantsus oma Pariis, Poola oma Varssavi. Huvitav, kas Varssavis on palju varssasi? Kas siis niimoodi õpitaksegi? Kui ma siin veel leian õpid kõhu peal lahti, võib kindel olla, et kallal sul ämber teeb külma vett kaela. Kui sul on veel rohkem kinniste silmudega õppida, pane parem õpid padja alla. Homseks on see sul peas. Mul on praegu targematki teha, kui sinu lolli juttu kuulata. Kas sa siis Mustmäe Mirandas polegi kuulnud? Ta pani ööseks piibli padja alla ja hommikul, kui ta silmad avas, hakkas oigama, issand jumal. Kas sa tahad öelda, et padjast on päriselt midagi kasu? Ei ole, Miranda see lihtsalt kohutava peapalu. Ja nüüd lauatusjaks. Nagu te väga hästi teate, on meil täna kontrolltöö. Palun vaikust! Istuge sirgelt. Kontrolltöö algab nüüd! Sinu kontrolltöö, Susanna, oli hea. Kelle pealt sa maha kirjutasid? Kus sul spikker on? Mul ei ole mingit spikrit ja ma ei kirjutanud kellegi pealt maha. Ma lihtsalt oskasin. Sa valetad. Sa pole seni mitte midagi osanud. Sa oled väike vastik puuja ja laiskvorst ja selle lisaks ka valevorst. Ma ei valeta. Ma tõesti tean kõikide Euroopa riikide pealinnad. No eks sa vasta, kui oskad. Portugal, Lissabon, Saksamaa, Berliin, Egiptus. see ei kuulu tegelikult Euroopasse. Suu kinni taktnina. Kui mina küsin, siis sina vastad. Kairo, Süüria. Damaskus. Siin on kõlvatu lurjus. Sa arvad, et sa võid haneks tõmmata? Sa oled spikri pähe peitnud! Seda asja ma nii jätan. Tee, et sa kaotsid. Kadusin nii ruttu kui sain, aga Varest pärast seda meie koolis enam ei nähtud. Nüüd mõned küsimused geograafia vallast. Mis väin eraldab Euroopat Aafrikast? Gibraltar, oota, ära sega. See on mul keele peal. Mustmeri see vist ei ole. Euroopat eraldab Aafrikast Gibraltari väin. Kui pikk on maailma pikim jõgi Niilus? 6670 kilomeetrit. Maailma pikim jõgi on 6670 kilomeetrit. Norra kosk, mille kõrgus on 850 meetrit. Utigarfossen. 850 meetrine Norra kosk on Utigarfossen. Susanna, kuidas sul kontrolltöö läks?
ja sa mitte ühtegi viga ei teinud. No näed, Silver, ja sina ütlesid, et sõimamine ei aita. Aitab küll. Goethe kuulsaim teos. ma tean seda. Tähti, Susanna. Goethe tähtsam teos. Tom Sawyer. Goethe kuulsaim teos on Faust. Vara rõõmustasin. Ma arvan, et ma oskan ainult geograafiat. Ma tean tervet geograafia õpikut peast, sest see oli mul eelmine padja all. Mida sa ajad? Keda sa lolliks pead? kas sa panid tõesti õpiku padja alla? Panin jah, ise sa soovitasid. aga see oli nali. Mõistan küll, aga see toimis. Mis asja te seal jamsite? Mis padi? Mis raamat? Ma ju ütlesin, et ma panin ööseks geograafia õpiku padja alla. Ma ei uskunud seda ise ka, aga nüüd mul on terve õpik peas. Täna ööseks paneb padja alla inglise keele sõnaraamatu. Ma tahan näha, kas mu tütar õpib ühe ööga inglise keele ära. Ja nüüd kohe tuttu. Kell on alles 6:30. Ei vaidle. Ükski järgmine öö ei möödunud ilma uue raamatute padja all. Varsti märkasid koolis õpilased ja õpetajad, kui ootamatult targaks ma olen saanud. Minust kirjutati isegi ajalehes. Ema rääkis kõigile, et mul on fotograafiline mälu. Padjast ei rääkinud me sõnakestki ja siis kutsuti meid televisiooni. Mul on au tutvustada teile perekond Seebimulli ja eriti imelaps Susanna Seebimulli. Härra Seebimull, millal te märkasite oma tütre imepärast võimet? see juhtus umbes 10 päeva tagasi. Imetlus on 10 päevaga kooli kõige andekamaks õpilaseks, lausa geeniuseks. Proua Seebimull, kui palju olete te pidanud oma tütre kasvatamisega vaeva nägema? Susanna kasvatamine on olnud ainult rõõm. Ükski ema ei saaks endale meeldivamat ja korralikumat last soovida. meie lapsed kasvavad äärmiselt armastavas perekonnas. Suurepärane, aga asume nüüd nende küsimuste juurde, mis on pärit neist raamatutest, mida Susanna Eiletul lehitses. Priili Seebimull, mis on megaloplastiline aneemia? See on Prantsuse rahvusloom täidetud veisemagu. See on kehtveresuse vorm, mis tekib B-vitamiini vaeguse tõttu. See oli kirjas terviseraamatus. Võib-olla jäi mõni lehekülg kogemata vahele. Võtame järgmise küsimuse. Mis on origami? See on tiivuliste oravate liik, mis elab Lõuna-Ameerika vihmametsades. Origami on Jaapani paberi valtimise kunst. See oli kirjas entsüklopeedias. Anname külalisele veel ühe võimaluse. See tuleb raamatust Kuningas Saalomoni kaevandused. Mis kaevandused kuningas Saalomonil olid? Kullakaevandused. Tegemist oli teemantikaevandustega. Paistab, et 5 raamatut on ühe õhtu jaoks siiski liig. Kohtume järgmisel laupäeval uuesti. Meile anti need samad raamatud nädalaks kätte ja iga öö on mul padja all 1 raamat korraga. Nüüd ei läinud need mul enam peas segamini ja ma oskasin kõigile 75 küsimusele õigesti vastata ning mu vanemad said kätte märkimisväärse tasu. Nüüd, tütreke, hakkame sinuga raha teenima. Ma tulen töölt ära ja minust saab sinu mänedžer. Ma juhendasin kokanduse tunde, õpetasin huvilistele prantsuse keelt, geograafiat ja matemaatikat ja ma olin sellest kõigest nii väsinud. Arvake ära, kes mulle täna helistas? Börsimaakler, üks ära pinge. kes on börsimaakler? See on inimene, kes ostab ja müüb aktsiaid. kas mingisugune kaupmees? Midagi sinnapoole, jah. miks ta siis sulle helistas? Ta tegi mulle ettepaneku investeerida ühte suppükse valmistavasse firmasse. Aga ema, minu teada on meie raha juba väga hästi härra Noobeli panka investeeritud. See pagana härra Noobel teenib meie varandusega raha kokku ja see pole õiglane. Mina olen pangast enda poole välja võtnud.
sa oled hulluks läinud, Katariina. See börsimaakler kasutab sind lihtsalt ära ja kui täpne olla, siis kuulub see raha Susannale. Kes korraldab siin Susanna esinemisi ja pildistamisi? Mina. Ilma minuta poleks teil kellelgi sentigi. Mina olen enda raha välja võtnud ja selle üle me enam ei vaidle. Kas kuulsite? Keegi on akna taga. Sul on närvid läbi, Katariina. See oli tuul või orav. See on kohe kindlasti tuul või orav. Keegi kuulas meid pealt. Kähku, Silver, me peame kätte saama. Jääge teie tuppa. mis sa arvad, kas sellist röövel on? Väga võimalik. Pudel või metsiga oleks palju huvitavam. Hakka rääkima. Mida sa mu akna all tegid? Ei midagist. Seda mina küll ei usu. Ma eksisin ära. Ma käisin õhtusel jalutuskäigul. Isegi hulkuv kael eksiks siia õhtusel jalutuskäigule. Ma uurisin teie solgitünni. Ma leidsin sealt kord praadi jäänuse. Aga kuidas sa väravast sisse pääsesid? Ma olen nii lahja. Ma mahun aiapulkade vahelt sisse. Aga kuhu see kõlbab, et marsid lihtsalt teiste inimeste aeda prügi sobrama? No kust ma siis muidu söönuks saan? Teiesugused ei saa manda muud kui rusikat ja saapajälje tagapoole. Arvesta sellega, et meie akna taga pole mitte ühtegi prügikasti. Te ju lärmasite nii kui oleks sigatapet. Ma mõtlesin, et ma tsipapiil, kuidas härrasrahvas kakleb. Mida sa kuulsid? Kõik kuulsin ära, iga jumala sõna. Te ju muidugi mõistate, me ei saa teda lihtsalt minema lasta. Me ei saa teda ometi siia ka jätta. Saame küll ja ma arvan, et meil pole muud väljapääsu. Ega sa teda ometi meie juurde elama kavatse jätta. Ta pole arvatavasti aastakümneid seepi näinud. Ta haiseb. Ma arvan, et see pole kuigi hea mõte. Ega mandal sugulasi pole? Ei, muidugi mitte. Muidu ta ju ei elaks tänaval. Kuhu sa oma jutuga jõuda tahad? Nii ei hakka teda keegi otsima. Sa ei kavatse teda ometi ära tappa. Ei, muidugi mitte, aga see peab mind päris hulluks. Me võime ta lihtsalt ilma söögi ja joogta keldrisse luku taha panna. Mina sellise asjaga ei nõustu ja sul peaks häbi olema, et laste kuuldes selliseid asju räägib. Aga ta võib ju siia uuesti nuuskima tulla. Me võime valve koera muretseda. Jaa, koera, palun ema, ostame koera. Meie kuivatuskapp on katki. Kus ma nüüd pesu kuivatan? Sa võid pesu õue kuivama panna. Siis ma olen nagu need vaesed inimesed, kellel ei ole kuivatuskappi. Sellise asjaga sa mind ei avalda. Sa võiksid Susanna padjaga tuultoa panna. Susanna kaebas eile peavalu ja olen kindel, et see tuleb kopitanud padjast. Sama hästi ma võin selle aia toibalt otsa torgata ja panna juurde sildi. Võlupadi tasuta kaasavõtmiseks. Mina ei luba Susannal selle padjaga magada, kui see tal pea valutama paneb. Kui sa just koera kardad, võin ta ketti panna. Ma tulin just loomapoest. Olin just Fernandole uue palli ostnud. Huvitav, et ta mulle vastu ei jooksnud. Siis nägin, et keegi oli ta ketti pannud. Lasin ta ketist lahti ja siis mängisime natukene. Siis läksin tuppa, et riideid vahetada. Ja kui ma õue tagasi tulin, oli terve õu sulgi täis. Appi, mis siin toimub? Ma minestan. Hakkabki sulgi kokku korjama. Fernando, ma keeran selle koera pea 2 korra. Ema, see pole Fernando söö. See on ilmselgelt hammastega katki rebitud ja ma ei tea mitte kedagi teist siin majast, kellel oleksid nii head hambad. Ema, see on minu süü. Mina ei teadnud, et pesu kuivab. Sa oled maakera kõige rumalam poiss. Võib-olla saab selle veel ära parandada. Korjame suled kokku ja õmbleme uue padja sisse.
ema õmbles tugevast kangast mulle uue padjakatte ja saatis mind kohe oma romantilise romaaniga magama. Hommikul selgus, et ma ei teadnud selle raamatu sisust midagi. Padjal polnud enam võluvõimet. mul on päriselt kahju, et Fernando siin padjakat kirjutas. Minul ei ole. Võib-olla ongi nii parem. Susanna, kuidas on tere hiina keeles? Praegu ei tule meelde. Kuidas nii, et ei tule meelde? Olen hiina keele täiesti ära unustanud. Keda sa lolliks pead? Mulle meeldib, kui sa mind lolliks pead. Ma ei tee nalja. Ma oskan hiina keelt sama hästi kui sina. Ehk siis üldse. Te kaotate kõik oma raha. Mina lähen lõunavale puhkusele. Ma lähen kohvrit pakkima. Lapsed, ema saatis meile kirja. Silver, ma olen üle hulga aja õnnelik ja see pole mitte sugugi sinu teema. Ma tahan lahutust, et mina ja Gunnar võiksime abielluda. Lapsed võid endale jätta, niikuinii nad ei sobi muud ellu. Ära püüa mind üles otsida. Vajaduse korral võtab mu advokaat sinuga ühendust. Kas see oligi kõik? Allkiri Katariina. See on kõik, ta on meid maha jätnud. Ma aimasin seda. Nad olid selle börsimaakleriga nagu supp ja saabas. Eks vist olid jah. Aga me saame ka ju kolmekesi hakkama. Muidugi saame. Ja me oleksime täiesti tavalised inimesed, eks? Nii palju, kui see minust oleneks, oleksime täiesti tavaline perekond.